aga ikkagi ma alustaksin sellega, et mulle väga meeldivad inimesed, kes suudavad oma kätega midagi teha. Ma oma kätega tegingi. Ja, et sellega ja sellega. Ja päriselt ka sellega ja sellega. Kas siis maalida või siis, ma ei tea, igasuguseid kunstiliike, muusika, instrumente vahet ei ole, aga tänapäeval hakkab nagu väheks jääma seda, et midagi oma kätega, et suuga suudame küll igasuguse asja kokku keerata, aga kätega teha, et see on nagu minu jaoks juba müts maha nende inimeste eest, kes suudavad midagi luua oma kätega. Mingi vanasõna oli vist ka selle kohta, et suuga teeb suure linna ja käega ei kärbse pesa. Kärbse jah, seda samust või midagi. Jah, et aga see pilt jäi nüüd siis sinu sellest pildivalikust mulle kõlama. Mulle meeldivad detailid. Ja siin ma näen, et seda pilti võib vaadata siis erinevas meeleolus, et natukene värvilisemat ja natukene sellist, see tume on nagu vähe või palju öeldud, aga ütleme sellist pinda jah, et aga nüansid on jah minu puhul need väikesed detailid, millest tegelikult mõnikord võib olla suur maal ja siis on võtt üks silm, mis kõnetab nagu kõige rohkem. Ja. No, või mingisugune kiiks või täpike või emotsioon on ju, et mis teeb sellest pildist teinekord hoopis midagi muud. Et sul on siin nüüd siis suurkuju maalitud, et mulle meeldivad ka suurkujud. Ja ma teengi omal valikul nagu persoonidest portreid, et ma soovijatest portreid ei tee. Aha, et tulen siia, et palun, et siis jääb ära jah. Ei. Aga kui ma väga suur kujuks saan, siis võib-olla tuleb... Siis võib juhtuda, et otseselt, no võib saada ja ei pruugi saada, et oleneb ka muidugi, et see on nagu problemaatiline teema, et ma üldiselt soovijatest ei tee midagi ja soovide korral ei maali ka midagi. Et soovijatele ma ei maali midagi, kui keegi soovib oma soovide kohaselt midagi, siis ma kellegi teise soovide kohaselt midagi kunagi ei maali. Et kõik tuleb sinu enda see? Ja. Ma ei saa ennast isegi tööle niimoodi, et see ei tööta. Ja mida ma nagu, ütleme siis Elvise puhul, mis mind kõnetas selle maali peal, oli see, et sellist inspiratsiooni või kui sa oled kuskil mingisuguses seisundis või emotsioonis, et tahaks nagu mingit ideelaksu, et siis ma olen korduvalt vaadanud kas tema mingit liikumist siis või siis kuulanud laulu, et see tekitab täiesti kõik see siis, kui ma vaatan tema pilti, siis tekitab nagu minus emotsiooni. Et kuidas ta on võimalik liikuda täiesti vabalt ja professionaalselt ja siis muusika ka, et ja sellised võitlused sellel ajal siis läbi murda millegi tavapäratuga, et see on järgmine teema, mis mind nagu köidab, et miks ma tahan näha. Ja siis loodust me vajame ja see on igal pool ja olemas, et seda on alati hea vaadata. Ja veel, kui ma lähen, ütleme, kuskile kunstisaali või kunsti näitusele vaatama midagi, et siis mul on oluline, et see asi on ilus. Minu jaoks ilus. Ja mina teen ka niimoodi, et on minu jaoks
ma vaatan tunde järgi, et kas minu jaoks on ilus, et siis ma teen see, siis ma vaatan, et no nüüd on valmis. Jah, et ma ei saa öelda, et mulle nüüd ei meeldi selline abstraktne või siis täiesti selline fotomaal on ju, et täiuslikult nagu järgi maalitud, et selline ilu, et alati, ma ei saa öelda nagu, et mulle nagu üks või teine. Et kui seal on minu jaoks mingisugune selline nüanss, kas siis väike kiiks või mis tekitab nagu emotsiooni, et siis ma juba leian selles pildis ilu. Aga jah, selline klassikaline maali, ütleme kunst, kus on nagu kaunis, kas siis loodus või vahet ei ole, mis, et see on nagu, läheb mulle alati peale. No nii ühte kui teist, et jah, et mulle meeldib siukseid kiiksuga asju teha, et ma nikerdan alati mingisuguse peidetud asja ja mingi detaili sinna kuhugi ja või mingi väikse detaili või sa enne ütlesid, et väiksed detailid, tegelikult siin ei ole väga väiksed, et siin iga detail on umbes, see on tegelikult suurem kui postpark, et see ei ole väga väike. Jah, aga ta tegelikult siin, kui sa vaatad, ta on nagu tagurpidi. Et ütleme jah, natuke sellise mängulisuse nurga ja veel, mis mulle meeldib siin pildi peal, ütleme selline heas mõttes nagu lapselikkus, et julgus nagu selliseid täiesti suvalisi värve kokku segada ja panna ja siis olla sellise värvilise kalaga ja siis ütleme sellise ühetaolisema fooniga, et see mulle meeldib ja selline ja majakas on hea, kui on olemas sul mingisugune siht silmes, et ma otsin ka mingisugust nagu sügavamat sisu pildi pealt teinekord. Nojah, tegelikult et keegi küsis millalgi, et kas see on mingi mingisuguse maali kohta, kus mul oli mingi majakas. Et kas see on et küsis, et millal ma mingi kõpumajaka teen. Ma ütlesin, et mul ei olegi ühtegi konkreetset majakat, vaid ma nagu mõtlen need kohad välja, et ma ei maaligi ühtegi konkreetset kohta. Nagu, et see on ka täiesti improviseeritud, et ma sellist kohta kuskil olemas ei ole, et ma lihtsalt improviseerisin selle jooksvalt. Lõin siukse lahe sopi, joonistin välja, et ta on tegelikult nagu selline improviseeritud selline koht. Ma näen, et need kalad on üsna lõbusad, see mulle meeldib. Ja nad on sellest nagu õnneliku kalasarjast mul välja kasvanud ja siis siia jõudnud, et vahepeal ma tegin, siiamaani ma teen ka neid kalakujulisi, et ma lõikan neid tahvlist välja. Et sa vist oled neid ka näinud? Olen näinud, jah. Kalasi ja liblikaid ja hobuseid, et liblikad mulle ka väga meeldib. Kui sa internetis liblikaid nägid, siis need olid digitaalmaalid. Neid maale ei olnud füüsiliselt olemas siin. Et aga see ei ole internetis üleval. Et seda sa ei saanud valida, et mul on siin nagu väike lõhe vahel, et osad asjad, mis mul on kodus, ei ole internetis. Ja vastupidi ka. Et jah, kui ma lähen vaatama pilti või siis ma vaatan või tähendab, ma ei oska nagu seda öelda, et kas ma hakkan kohe mõtlema, et mis selle kunstniku peas oli, kui ta seda tegi. Ja mõnede teemade puhul on mul ükskõik missuguse kunstižanri puhul on, et mis nagu inimese hinges on, et ta peab maalima või tegema mingit sellist asja, et seda, aga pigem ma jah ikkagi olen enesekeskne ja vaatan, mis minust tekib. No see ongi tegelikult nagu põhiline, et see asi, mis minul on mingisugune lugu sellega, aga sina vaatad seda, sinul on oma lugu sellega. Et ja kui keegi teine vaatab, siis temal on tema lugu sellega. Et tegelikult on see nagu siuke, mul ei ole sellist asja, et mul oleks tööl üks välja mõeldud, üks konkreetne tähendus. Et mul ei ole sellist asja olemas. Tuleb nii nagu tuleb.
et ma tahtsin küsida. Tähendused ongi, mis on sinu jaoks. Ja. Et aga kui sa hakkad, ütleme, tegema mingit, maalima, võtad mingi teema, et kas sa tead alguses täpselt, kuhu see välja jõuab? Nii ühte kui teist, mõnikord tean, mõnikord ei tea. Et mõnikord ma mõtlen poole maali pealt ümber ja teen teistmoodi. Maalin täiesti midagi muud peale. No siin oli ka see, et see silm, mida sa märkasid, see oligi, mis oli mul mingi eelmine töö siin, mille ma värvisin üle või maalisin järgmise peale. Ma muutsin meelt selle osas ja siis tegin hiljem sellest hoopis sellise asja. Et ma mõtlesin ümber ja seda on korduvalt juhtunud, et see poolik töö seisis mul mitu aastat vahepeal lihtsalt. Ma olin ta kõrvale pannud ja jätnud kõrvale ja mõnikord ma muudan lihtsalt töö käigus jooksvalt meelt. Mõnikord mul käib töö näitusel ära ja siis ma tulen koju tagasi sellega, maalin edasi natuke teistsuguseks, siis panen jälle ülesse. Et iga maali areng ja valmis saamise käik on nagu erinevad, et need ei ole niimoodi, et ma teen algusest lõpuni kohe ühe laksuga maali või joonistuse valmis. Seda juhtub ka. Ma teen seda ka, aga mõni seisab vahepeal 10 aastat. Ja siis ma teen hoopis teistmoodi. Saab siis ka kunagi midagi muud? Ma ei tea seda. Hetkel mul ei ole plaanis sellest midagi muud teha, aga võib-olla see võib millalgi muutuda, ma ei tea seda. Ütleme selle pildi peal mitte, aga mõnede piltide peal oled sa hästi palju nagu kasutanud erinevaid tehnikaid, et kas see on nagu ka sinul mingi selline väljendus või sa tahad neid kokku kõlama panna või ütleme siin pildid, esemed, asjad on peale kleebitud, siis on ütleme pintslitõmbed, siis on nagu siin siis see on nagu foto moodi, eks ole. Ja mul siin all oli kollaaž, et see oli siia alla kleebitud trükis eelmises töös nagu. See on sul nagu kõnetab sind, ma saan aru, et niimoodi kokku panna kõlama. Nojah, nii ühte kui teist, et oleneb töö käigust, kõikides töödes seda ei ole, osades on neid. Et mõnesse ma kleebin midagi vahele, mõnes mul on mingi ese vahel, mõnes mul on mingisugune juurde kleebitud trükis või midagi. Ja et sõltuvalt vastavalt tööle, et iga töö valmib erinevalt ja siis ma lähenen ka igale tööle natuke erinevalt, et ma just ei pane nagu sihilikult väga nagu neid kokku, vaid need töö käigus arenevad ja kasvavad niimoodi kokku. Nii nagu see on, et ei mõtle nagu seda kohe välja. No niivõrd kuivõrd, et mingil määral ma näen muidugi ette, et milline enam-vähem peaks olema ja siis, aga see võib jooksvalt muutuda. Ja mõnikord muutub ka täiesti kardinaalselt, et ma keeran 90% teisse suunda täiesti. Ja siis ma mõtlesin nagu selle peale ka, et mismoodi, et kuhu ma paneksin selle maali, ütleme, et kui ta mul oleks või kuhu mina paneksin selle maali, et võib-olla ka sellisesse stuudiosse või sellisesse, kus mina teen oma loomingut. Loogiline. Et ma ei paneks nagu koju. Hetkel ma tunnen, et ma ei paneks endale ei elutuppa ega kuskile ega teise tuppa või siis kuskile foajeesse ala, eks ole. Et ma paneksin just, paigutaksin ta kuhu enda, ütleme, loomingu pesasse või et siin on minu jaoks hästi palju teemasid ja loomingut võib siis olla, eks ole, nii suurkujude eeskujul teha või siis lapselikult niimoodi lapsemeelselt näha hästi värviliselt ja nii nagu täpselt, ütleme, püüda nagu lapse silmadega näha. Et see on päris hea oskus, et lapsed näevad ja kõik on nagu võimalik selles maailmas, et jube hea on ka siis endas seda niimoodi hoida, et meestel tuleb see natuke paremini välja kui naistel millegi pärast. No kõik ongi võimalik. Aga meil kõigil on see sisemine laps olema, et läbi selle pilgu siis vaadata ja leida selliseid värve või selliseid abstraktseid või mingeid
seoseid, mida meie ütleme täiskasvanud, et noh, et lapse pilgu läbi või sellised rõõmsad ja mitte ütleme sellised ka noh, filigraanse joonega tehtud, et võibki olla selline natukene kõveram ja nii nagu käe järgi tuleb see joon, et ei ole nagu noh, mõnede kohtade peal, eks ole, sa pead nagu jälgima seda joont, et mis sellest siis, et aru saada, mis sellest välja tuleb. Kui sa tahad nüüd ikkagi Preslit, eks ole, siin eksponeerida, siis sa pead leidma tema need jooned, et me kõik aru, seda küll, vist on Elvid. Seal on loksumisruumi vähem, aga see sõltub ja täiesti varieerub selles mõttes. Et siis kas siis minu külalised ka tulevad, saavad inspiratsiooni, võivad olla, ütleme siis täiesti väikesed nähtamatud kalakesed kuskil meresügavuses ja siis olla täiesti kõikidele teada olevad suurkujud või siis otsida oma seda sihti ja majakat ja teejuhti, või siis seilata kuskil elumerel täpselt nii nagu sa parasjagu oskad või suudad ja tahad. Et see on nagu see, kuhu mina selle maaliga läheks ja minu mõte oleks siis seda panna võt niimoodi. Et see on väga hea mõte, sest noh, tegelikult ongi kõik võimalik, et see, et ainult lastel on võimalik, no meil on samamoodi võimalik. Unustame ära. Me peame võib-olla natuke ära unustama seda, mida me keskkoolis õppisime või midagi põhikoolis. See on ka. Et sellest nagu seda teatud määral ära unustama ja tuletama meelde, et tegelikult on kõik võimalik. See tuleb siis sellest nii-öelda mälusopist jälle uuesti ülesse kerida. Üks hea võimalus ongi siis, lähed mingisse täiesti, teed nagu midagi teistmoodi, mida sa tavapäraselt ei tee. Noh, näiteks lähed, ei tea mitte midagi, lähed ühest vanalinna, ütleme, näituste ustest lihtsalt sisse, ette valmistamata ja siis mulle meeldib niimoodi teha, et minna näiteks ma olen ka võimeline ostma mingisuguse kontserdipiletti, et ma nüüd lähen ja kuulan ja vaatan, et mis see teadmata tausta on ju. Et saada nagu mingisugust sellist uut inspiratsiooni või uut endale mingit pauet. Ja see on pullvärk. Et selline, see on nagu päris selline huvitav lähenemine sellele, et seal on nagu päris palju kokkulangevusi, mis nagu minu loos on ka, et nagu selline just, et see, et lastel on kõik võimalik ja täiskasvanutel ei ole, mis mõttes nagu. On küll, et mina suudan täpselt samamoodi. Et teatud määral ma nagu unustan ära seda, mida ma õpin lahti sellest, mida ma koolis õppisin nagu, et karbist välja mõelda. Millegagi. Raamist välja astuda või midagi siukest. Aga kuidas sul selle pildiga siis, mis emotsioon või tahad jagada? No ma põhimõtteliselt jagasin juba selle osa nagu ära, et sa jagasid ise ka seda nagu, et see sinu nägemuse kattus ka sellega, mis mul nagu oli suures osas. Et kuidas ma seda nagu lõin ja sellest see sai juba lahti räägitud. Et ei olnud midagi juurde, et see oligi, siis ma oskan ju kunsti lugeda küll ju. Ja. Just nii ongi.